hankara vale ego on jõle kihvt asi, et ta nagu vale samastamine, et ükskõik, mis sa teed, noh, et ära elada ja kuidagi ennast suhestada või hakkama saada, siis sa pead nagu uskuma endasse. Aga sul on mingid anded, mingi maailmavaade ja kui see ei lähe nagu teistega nagu päris kokku või keegi nagu häirib, mingit teist lugu laulab kõva häälega kõrval, siis see mõistus on närvisüsteem häiritud ja siis sa kas hakkad seda vihkama inimest, vältima või maha tegema, taga rääkima või kuulutad talle sõja, eks ju. Noh, ühest äärmusest teise. Et tegelikult tähtis on see omakusu püüdmatuse tingimusteta armastuse emotsioon, et selle pealt nagu näed, et ütleme, et sa oled hästi tark, hästi intelligentne, sa tead pühakirju, sul on mingi hästi ilusti oskad rääkida oma nägemust niimoodi, et sa võidad loogikaga näiteks teise inimese jutu. Aga kui selle juures alateadlikult pead ennast paremaks, isegi kui sa räägid õiget juttu, siis see ei ole väga suur saavutus. Või kui sul on seda viha või üleoleku energiat ja mahategemise energiat. Et siis tubli, arened ja arendad ja oledki tugevate ajudega vend, eks ju. Mõni vend on sportlane või füüsiliselt hästi selline, kõik plaksutavad ja ta arvab ja vaatab teisi ka, vaatab, et kärbsed, eks ju, mina olen liblikas, vaadake mind, kuidas mina on muu keha, eks ju, näete, kõik mind austavad ka. Tubli, eks ju. Ja kui seal on nagu see, et sa ennast nagu samastad, nagu eelnev vend oma mõistusega või järgmine vend oma kehaga, kehalise, kas välise iluga või sportlikkuse või musklitega, jälle järjekordne hankara valeego siis tupik või lõks. Et ega see hingele nagu midagi ei anna. Et kui sa oled andekas, sa pead oma annet rakendama muidugi, et maailmas hakkama saada ja iseennast ja maailma rõõmustada ja armastusega teenida. Aga see ei ole mingi näitaja nagu. Selles Jumal on andnud andeid, sa võid lihtsalt edasi minna ükskõik seal tarkuse ja kehalise ilu ja kehalise jõu pealt, eks ju, ütleme, et mõni on aristokraatlikust perest, eks ju. Et tal on nagu hea karma, et ta on sinivereline näiteks, eks ju. Kohe hõbelusikas suus, kuldlusikas, briljantlusikas. Ikka samamoodi vaatad, eks ju, nende inimeste elulugusi, kes on targad, ilusad, tugevad või rikkad olnud või kuulsad, täpselt samasugune must auk siin hinges. Et kui sul ükskõik mis anne sul on, kui sa ei oska seda kasutada või vähemalt ei liigu sinna suunas omakusu püüdmatuse, alandliku teiste ja kõige kõrgema teenimise suunas, siis on jälle lihtsalt järjekordne lõks, eks ju, see on midagi nagu uut ei ole, iseendale teistele räägid, eks ju. Muidugi tunned rõõmu, eks ju, mingist oma, ma ei oska öelda, et sealt kõige muusikat, teed muusikat ja Jumal lubab vahendada sul läbi sinu keha ja loomeenergia kuidagi ilu ja nii ja naa, aga kui muusika hakkab, nagu nii alateadlikult on edev, eks ju, kõik me oleme edevad, kõik me tahame pai, eks ju, see on ka kuhugi maani inimlik, eks ju, kõik peavad iseennast armastama kuhugi maani, see on eraldi pikk teema, eks ju, ja kõik me oleme edevad ka, nagu ikka keegi tuleb ja ütleb, et mul oli ka siin üks Austraalia sõber, tal on kihvt nimi ka internetis, Hare Kristjan, ka üks hommiku, ta on hea, mul selline südamasõber, ka nagu niimoodi andis torust, ma ei tea, mis päev see oli, selline päev hästi, ma ei tea, astroloogiast hästi palju armastust nagu tuli lendas. Ja umbes, et siis sa vaatad ennast ka, võtad vastu, eks ju, pai tahad ja see on nii tore, eks ju, et keegi nagu hindab mingid sinu, mingid väiksed need sammukesi, eks ju, valguse, ilu ja armastuse poole. Ja see on nii meeldiv. Aga siis sa pead ikkagi olema, kuidas selle öelda, võtma selle vastu ja selle pai ja niimoodi tänuga ja kõik ja püüad teda vastu ülistada ka südamest, eks ju, mitte nagu võltsilt. Aga tõesti, tema on ka imeline isiksus, nagu me kõik oleme. Ja siis psühholoogiline nipp on see, et siis annad nagu edasi. Jumalale, esivanematele, ema, isale nagu tänad nagu neid edasi, et ei jääks kuhu kinni. Sellest me olen ka palju rääkinud. Ühesõnaga vahet ei ole, kas sa oled andetu, andekas mingil alal või nii ja naa, eks või üldse sind keegi märka, oled mingi väike aednik, aga tunned seda terviklikkust, jumalikkust, tänulikkust, alandlikkust kõige suhtes ja ikka mõtisked, kuidas siis teistele head teha, armastada, kas see on palves või läbi füüsilise tegevuse või läbi oma ande. Kui see ei ole nagu põhiliin, siis siis on see ikka, nagu ma räägin, see karma, tavaline heade halbade tegude järelmõju ja tõusud ja mõõnad ja kehaline samastamine, peenkehaline samastamine
ikka sama laul, aga noh, sama laulu võib vaadata erinevate nurkade alt, sest öeldakse, et mõistus on selline mustvalge, eks ju, ta on hea või halb, eks ju, mõistus tahab kogu aeg, et oleks talle huvitav. Aga arukust toidab see, et sa samu asja nagu kinnitad, nagu saad innustust, et noh, ma olen õigel teel. Et arukusele võib rääkida nagu samu asja, aga muidugi peab rääkima niimoodi võib-olla erinevate viisidega.